Tere tulemast Hakkab looma koolide unistamispäeva koolitusvideole. Suur aitäh, et sa siin oled. Selles videos anname sulle vajalikud juhised, kuidas unistamispäeva korraldada, kuidas klassijuhataja ja koolide unistamise koordinaator seda päeva planeerima peaksid, mis on unistamisjuhi roll terves protsessis ning milliseid vahendeid teil selleks päevaks vaja läheb. Kuidas sinu kool saab koolide unistamispäeval osaleda? Registreeri oma kool Hakkab looma koolide unistamispäevale 30. aprillil meie veebilehel hakkablooma.ee. Vali oma koolist üks õpetaja või juhtkonna liige, kes oleks teie kooli unistamise koordinaator. Kooli unistamise koordinaatori ülesanneteks on kooli unistamise planeerimine, meie kontaktisikuks olemine, kooli perele info vahetamine ja kindlasti ka igasugustele õpetajatel tekkinud küsimustele vastamine. Ja kindlasti palun tee selgeks ka kooliperele, et just sina oled enda kooli unistamise koordinaator, et nad oskaksid sinu poole pöörduda. Kuidas unistamine koolides siis üldse välja näeb? Unistamine toimub varasemalt välja töötatud formaadi järgi. Erinevatele vanusastmetele oleme välja töötanud 3 erinevat formaati. 1.–4. klassi formaat, 5.–9. klassile mõeldud ja gümnaasiumi formaat. Klassijuhataja ülesanne unistamisprotsessis on oma klassi unistamise planeerimine ning 1.–4. klassi puhul ka unistamisjuhiks olemine. Üks unistamine toimub täpselt 1 koolitunni. Unistamine toimub väikestes gruppides. Grupis unistamise eesmärk on see, et õpilased jagaksid oma unistusi üksteisega, õpiksid kuulama ka teiste soove unistusi, õpiksid mõistma erinevusi, aga leidma ka seda ühisosa, mis on see tuleviku nägemus, mis on nendel kõigil ühine. Samamoodi arendab unistamine ka empaatiavõimet. Aga milline see unistamisformaat välja näeb? See on väga lihtne. Unistamisformaat koosneb küsimustest, millele tuleb siis oma grupiga vastused leida. Ja erinevatel vanusastmetel on erinev arv küsimusi. Küsimuste vastused tuleb sisestada Citizen.OS veebikeskkonda. Kui sa oled 5.–9. klassi klassijuhataja, siis sinu roll piirneb unistamise planeerimisega. Unistamisjuhtideks on õpilased ise. Enne unistamispäeva. Esiteks, moodusta oma klassis maksimaalselt 5-liikmelised grupid, kes suudaksid koos töötada. Poisse tüdrukuid võiks gruppides olla enam-vähem võrdselt. Teiseks, vali igale grupile kohusetundlik unistamisjuht, kes oleks võimeline unistamist läbi viima. See tähendab, et ta peab suutma unistamisformaadi tekstist aru saada ja seda ka teistele seletada, neid küsimusi küsida ja juhtida kogu seda grupitööd. Hästi sobivad sellised õpilased, kel on veidikene autoriteeti klassikaaslaste seas. Kolmandaks, seleta ka igale unistamisjuhile, millised on nende ülesanded unistamispäeval. Neljandaks, tee endale Citizen.OS keskkonda konto. Selle kontoga logid siis unistamispäeval iga unistamisgrupi arvutisse ise sisse. Videojuhend sellest, kuidas kontot teha, on üleval hakkablooma.ee veebilehel. Viiendaks, tutvu 5.–9. klassi unistamisformaadiga, et oskaksid vajadusel õpilaste küsimustele vastata. Kuuendaks, fikseeri unistamise toimumise aeg. Unistamine kestab 1 koolitunni. Üldjuhul unistavad kõik klassid 30. aprillil 1. koolitunni ajal. Kui teie klassile mingil põhjusel see tund ei peaks sobima, siis leia mõni muu aeg samal päeval või ka mõnel muul päeval. Oluline on, et teie klass kindlasti unistamisel osaleks. 7. Taga igale unistamisgrupile unistamispäevaks üks arvuti, kuhu nad saaksid oma vastuseid sisestada. 8. Prindi ka igale grupile välja unistamisformaat. Praegu võib tunduda, et neid ülesandeid on väga palju, aga ära muretse. Ilmselt oled selleks hetkeks, kui seda videot vaatad, juba pooled punktid ära täitnud ning ei pane tähelegi, kui unistamispäev on käes ning suur unistamine juba käib. Aga kuidas seda unistamist siis ikkagi läbi viia? Esiteks,
näita oma klassile tutvustuseks inspireerivat lühivideot, mille leiad hakkablooma.ee lehel. Seal seletatakse lähemalt, mis see unistamine on ja miks unistamine on vajalik. Unistavis eelnevalt veel logi igasse grupi arvutisse ka ise sisse ning veendu, et nad kõik pääseksid ligi CitizenOS veebikeskkonnale. Jälgi unistamise jooksul aega ning anna kõikidele gruppidele teada, kui nad peaksid liikuma järgmise küsimuse juurde, ehk et terve klass püsiks enam-vähem samas tempos. Taga üleüldine kord klassis, vajadusel tegele segajatega, nagu ikka koolitunnis. Aita õpilasi, ole valmis vastama nende küsimustele, mis on unistamine, mis on mõtterännak, miks me seda tegema peame. Need on väga tavalised ilmselt. Taga, et kõik grupid tunni lõpuks oma unistused ka ära esitaksid. Ja küsimuste korral pöördu, nagu ikka, kooli unistamise koordinaatori poole. Aga jäänud on veel üks väga oluline küsimus, et kes see unistamisjuht siis üldse on? Ja vastus on väga lihtne. Unistamisjuht on õpilane või õpetaja, kes juhib oma unistamisgrupi unistamise protsessi ette antud formaadi järgi. Kui sa oled 5. kuni 9. klassi unistamisjuht, siis palun tutvu enne unistamist ka unistamisformaadiga. See ei ole eriti pikk ja see ei võta üldse kaua aega, aga lihtsustab kõvasti sinu ülesandeid unistamispäeval. Unistamise ajal, kui õpetaja on CitizenOS keskkonda sisse loginud, siis anna arvuti kirjutajale üle ja jälgi, et ta hakkaks kohustuslikke väljasid täitma. Kohustuslikes väljades on siis vaja kirja panna, et kui palju teie grupis inimesi on, mis on teie grupi liikmete vanused, kus kandis teie kool asub, ehk siis valla või linna täpsusega. Ja kindlasti on vaja sinna ka sisestada grupijuhi enda andmed, ehk siis sinu vanus, sinu sugu ja jällegi pane sinna 3. lahtrisse, millises linnas või vallas sinu kool asub. Kõige lõpuks võite ka grupiga mõelda, et mis see teie unistamise pealkiri võiks olla. Sinna võite absoluutselt ükskõik mida kirjutada. Väga oluline on, et te kindlasti unistamisprotsessi jooksul oma grupi liikmete nimesid sinna CitizenOS keskkonda kirja ei paneks, sest et unistamine toimub anonüümselt. Teie unistused on hiljem kõigile nähtavad. Järgnevalt loe kogu grupile ette sissejuhatav tekst. See tutvustab hakkablooma projekti, unistamise tähtsust ning sisaldab ka grupi kokkuleppeid, millest peate kindlasti unistamise ajal kinni pidama. Ja siis algabki unistamine küsimuste abil. Unistamisformaat sisaldab 3 põhiküsimust. Need on väga olulised küsimused, neile peate kindlasti vastama. Lisaks on iga põhiküsimuse juures toodud ka hulk abistavaid küsimusi, neile vastama ei pea, aga need aitavad teil mõtet jooksma saada, juttu jooksma saada ja ka süvitsi minna iga küsimuse sisse. Võite neid kasutada, kui teil aega on. Esimene põhiküsimus koosneb 2 osast. Esiteks, mille üle sa väiksena unistasid? Ja teiseks, millest sa unistad praegu? Nende küsimuste eesmärk on õpetada siis unistajatele, et nad tegelikult unistavad väga tihti. See on tore ja vajalik tegevus ja unistused tõesti kipuvad ka täituma. Ja võite kasutada ka abistavaid küsimusi seal juures. Teisele põhiküsimusele eelneb sissejuhatav tekst, mis viib unistajad oma mõtetes aastasse 2050. Loe see tekst neile ette ning võite soovi korral ka oma silmad selleks ajaks sulgeda. Teine põhiküsimus on, mida sa nägid ja kuulsid aastas 2050? Sellele küsimusele vastamise käigus unistavad õpilased päriselt, millises Eestis nad võiksid tulevikus elada, milline see tulevik üleüldse välja näeb. Kes nemad tulevikus on? Selle küsimuse käigus tuleb oma kujutusvõimel täiega lennata lasta. Taas on toodud ka mõned abistavad küsimused. 3. põhiküsimuseks on, milliseid samme saad sina üksi ja me kõik koos täna teha selleks, et oma unistuste suunas liikuda. Selle küsimuse eesmärk on näidata, et ükski unistus pole võimatu ja kõikide unistuste täitumine saab kusagilt väikeste sammudena alguse. Lisaks mõistavad unistajad, milline on nende unistuste ühisosa ning kuidas üheskoos oma unistuse täitumiseni kõige paremini jõuda. Formaadi lõpus on toodud tänusõnad ja selgitus sellest,
mis teie unistustest edasi saab. Loe see kindlasti oma grupile ette. Unistamise ajal on sinu ülesanne tagada, et kõik grupi liikmed saaksid sõna ja kellegi unistused ei jääks kirja panemata. Kui mõni grupi liige ei suuda kaasa töötada, siis palu tal grupist lahkuda või kutsu õpetaja appi. Sellega on sinu roll unistamisel täidetud. Aitäh, et tasud unistama ja kuulasid selle video ära. Soovin sulle imelist unistamist.